kas ilmselt tead, et ma olen ka kogu selle elektromagnetkiirguse seltskonnaga aastaid tegelenud. Siis minu suurim küsimus on, kas üldse nagu enamus seltskonda on kunagi lugenud oma mobiilikasutusjuhendit, kus on kirjas räägi peast teemal, ära kanna vastu keha. Kõik. Kui neid juba 2 täidad, siis on juba pool võitu. Järgmine küsimus on, kas enamus seltskonnast saab aru üldse, et elektromagnetkiirgus, jah, see on nõrk, aga ta on permanentne. Ja elektromagnetkiirgus on akumuleeruv. Ta ei lähe vahepeal ära. Väike doos kogu aeg. Ja see tekitab nüüd neid muutusi, kas või lihtsalt ühe raku tasemel. Kusjuures, kas seal on olemas mingi seltskond, kes on loonud mingid normatiivid? Millest, kuidas, see on omaette pikk teema. Ja neid norme on nii palju erinevaid veel, eks ju, mis see õige on? Riikidel on antud justkui meie selles ühenduses sees igale ühele oma mingisugune piirväärtus. Nüüd minu küsimus on, kas inimesed on siis erinevad, näiteks, et Brüsselis on kordades väiksem piirnorm kui meil? Kas inimesed on erinevad või miks? Osades riikides on rohkem, osades vähem. Et kus see tuleb siis? Kliima on teine. No jah. Sajab rohkem. Ja mul just siin mõni saade tagasi käis ka inimene, kellel on olemas need mõõtjad ja asjad kõik ja demonstreeris täpselt seda sama. Harri just jah, täpselt. Harri müts maha. Selles mõttes, et väga põhjalik ja jällegi minul on hea meel teda see samasse filter jälle. Sest ma näen, et sellel eksimust. Ta närib kõik läbi. Ja kusjuures ta nõustab ka osasid, kes ka püüavad justkui, siis ta ütleb, et kuule rahu, et võt, siin on see. Ja, just, et ongi mega... Meeldib, hästi meeldiv, müts maha. Ega mingid teemad jätsime välja sellepärast, et kui kindel ei ole, siis ta ei räägi, et see mõttes on nagu hea, et... Ja mitte ei arva, vaid teab. Täpselt. See oli mingis Hiina ütlus on see, et kui keegi ütleb, et ta arvab, siis ta ei tea. Aga meil on kogu aeg, et kõik arvavad midagi. No, just. Arvamusliidrid on isegi lausa olemas. Jah. Teavad kõige arvavad mitte teadmise liide. Jah.